Olen siis nüüdseks jõudnud ühte sellisesse kohta, kus mulle aastate jooksul on järjest rohkem hakanud meeldima käia. Ja ma mõtlesingi, et selles vlogi osas ma räägin teile natukene sellest, et kuidas ma selliseid kohti üles leian. Sest mingi aeg tagasi ma oma Instagrami jälgijatelt küsisin ka, et mis need teemad oleksid, mis teid kõige rohkem nagu huvitaksid, et millest ma nagu räägin. Ja selline läbiv teema oligi tegelikult see, või kuidas ma leian neid kohti või maastikke üles, kus ma siis pildistamas käin, nii siis ma ei tea, hommikuti, õhtuti, öösel, mis nagu iganes. Mõtlesingi, et kuidagi hea teema võib-olla, kus enda kogemusi jagada ning tegelikult need vastused võib-olla mis nagu mind aastatega kuidagi või mida mina olen märganud, kuidas mul see protsess käib. See ei ole üldse midagi nagu keerulist tegelikult, aga ma räägin nendest asjadest natukese aja pärast, sest tunni aja pärast umbes loojub päike ja ma olen siin ka selleks, et pilti teha ning seda seiklust teiega natukene ka jagada. Ja ma jään siia hommikuni, ma pildistan ka öösel, loodetavasti kui taevas püsib selge. Praegu väike selline kõrgpilvekiht on taevas, aga see annab loojanguks võib-olla natukene värve. Ühesõnaga ehk võib-olla öösel ka natukene saan pilti teha ja siis hommikul lubab udu, nii et ma loodan, et läbi sellise udu päiksetõus võib siin olla päris nagu äge, et vaatame, mis see loodus lõpuks meile pakub, mis me siin kätte lõpuks saame fotode mõttes, aga ma lähengi nüüd natuke aega veel käin siin ringi, otsin uusi kohti või kus seda pilti teha loojangu ajal ning juba varsti jagan mõningaid enda mõtteid, kuidas ma üldse sellisesse kohta sattunud olen ja kuidas ma neid kohti üles leian. Päike on juba nii madalal, et värvid on ka kõik taevast läinud ja päris pime on tegelikult juba, aga ma mõtlesin, et siin on võib-olla hea aeg rääkida natukene sellest esimesest mõttest, mis mul on, et kuidas ma siis neid kohti üles nagu leian, kus ma pildistamas käin. Ma mainisin, et see on tegelikult väga lihtne, tegelikult teoorias ongi, aga praktikas on natuke keerulisem. Aga põhipoint on see, et tegelikult tuleb lihtsalt maastikule minna loodusesse ja lihtsalt käia ja avastada, et see on väga suur osa loodusfotograafiast ja vahet ei ole, kas siis pildistad öösel või pildistad maastikke või midagi muud, et selles mõttes, et keegi muud moodi sa seda kogemust ei saa ja sellist võib-olla magic kaarti ei ole ka olemas, et kus siis, ma ei tea, kõik kohad on kirjas, et mine ja lihtsalt vaata, eks, et et selle kaardi sa ikkagi lõpuks joonistad ise endale ja aastatega ja paned endale kirja, ükskõik kus sa siis järjest käid. Ja võib-olla see, et mingi mõte, et ma ei tea, kuidas ma siis alustan, eks, et kuidas ma lähen, kuhu ma lähen, ma ju ei tunne ega tea seda, ma ei tea, maastikku või kuhu minna või nii, eks siis, aga tegelikult ongi lihtsalt nii, et mina alustasin, kui ma õigesti mäletan, siis ilmselt ei tule üllatusena, minu esimene raba oli Viru raba ja kuna see Eestimaa uhkus, au ja uhkus siin meil need rabad on, siis võib-olla alustagi lihtsalt sellest, võtta üks raba ja minna. Et ei pea kohe ju käima mööda, ma ei tea, mingi metsikult kuskilt, vaid lihtsalt mööda laudteed minna ja vaadata. Ja kui üksi ei taha minna, siis kindlasti leiab kellegi tuttava, kes on samamoodi huvitatud, kas siis fotograafiast, matkamisest või looduses käimisest või mis iganes. Et koos on ikka alguses lõbus on pärast, kui sellised
oled rohkem kogenum, siis hakkad ka üksi võib-olla käima. Ja nii ta nagu lõpuks tuleb ja ma soovitan kõik need kohad ka kirja panna endale, kus käinud oled, et siis on pärast nagu hea vaadata ja meelde tuletada ja kindlasti ka uuesti minna. Et jah, lihtsalt minna ja seigelda ja avastada ja nii need kogemused tulevad. Et ma ei teagi, nüüd on üsna pime juba ja tegelikult ma näen ka siin udu juba hakkab vaikselt tekkima, et päris nagu äge on. Ja ma lähengi nüüd teen väikse söögi, puhkan natukene ja siis pildistan öösel ka, sest praegu taevas on selge, mõned pilve siuksed triibud on, aga see ei sega pildistamast. Et lähen toimetama ja kui siis mitte hiljem kui hommikul jagan juba järgmisi enda mõtteid, et kuidas siis nende uute kohtade leidmisega nii-öelda on. Kell on siin vahepeal 1:30 juba saanud ja nagu näha, siis ma pole magama veel jõudnud, sest see, mis toimub, on tegelikult päris ulme. Ja võib-olla te videost näete ka seal põhja suunas, siis tegelikult ongi virmalised on taevas, et ennem siin toimetasin veits ringi ja siis järsku olid sambad nina ees mul ja sain mõned pildid ka teha, et pärast peale seda juttu näitan teile ning päris äge on, et selline linnutee juures seal edelas või kuskil sealkandis on õhuhelendus hästi tugev, selline rohekas ja noh, pluss siis virmaline, mis on selline rohekas ja natukene ka siukest lillakat tooni ja roosakat tooni. Ja kell 11 jõudis ka siis selline kuu, ma ei teagi täpselt, kui mitme protsendine ta on, siuke 20, ma arvan, või midagi sellist. Ja praegu siis valgustab väga hästi selle madalamates kohtades oleva udu kuidagi kõik ära, et ütleme nii, et väga nagu äge on. Ja proovisin siit enne ühe panoraami ka teha koos linnutee ja virmaliste ja kuuga, et kui see ilusti kokku läheb, siis näitan seda ka siin. Et jah, ühesõnaga ma ei teagi, et vaatan, mis siin veel teha annab, teen võib-olla mõned klipid ja pildid ka ja eks paistab, vot, aga siiamaani on nagu väga lahe elamus olnud. Tere hommikust, et nagu te näete, siis see on nagu päris äge, eks, et selliste hommikute nimel ikkagi tasub tõusta, kui selliseid tingimusi saad ja ilmateade, nagu ma eile ütlesin, siis udu lubas ja täna see udu siin on. Päike tõusebki kuskil 10 minuti pärast ja
siin ongi praegu väga ägedad sellised kihid tekivad sellel maastikul, et see udu nagu lisab natukene sellist sügavust pildile, et tulevad erinevate kihtidena igast need puud ja sellised maastikuse reljeefsus välja, et seal taga on veel niisugune metsatukk ja et mingi hetk varsti see päike siit kõrgemale tõuseb ka ja siis see valgus võib olla päris äge, et tegelikult siinsamas on ka mul üks koht, mis ma eile välja vaatasin, et pildistades ka suunaga sinna, et natukene pildistan veel siin ja siis käin veel natukene ringi, et teen mõningad pildid siin nii kauaks, kuni neid tingimusi siin on. Mida hommikut, et praegu te mu selja taga veel näete, siin udu veel natukene on, aga päike on juba nii kõrgel, et udu hakkab ära hajuma ning aga selles mõttes on ikkagi väga ägedad tingimused olnud, et nii öösel kui siin hommikul ja eile õhtul ka natukene, et selliste hetkede nimel ikka tasub tulla. Aga ma võib-olla jagaks ka viimast enda mõtet siin selle video lõpetuseks ka, et eile ma rääkisin, et tasub lihtsalt minna ja avastada erinevaid kohti ja alustada lihtsatest asjadest, nagu minna näiteks rabasse või midagi sellist, siis selle mõtte taga natukene on see ka, et see võib-olla õpetab sind laiemalt mõtlema, et sa oskad võib-olla ühes kohas, kui sa oled mingis konkreetses kohas käinud, siis sa oskad seda maastikku natuke teistmoodi ka vaadata ja võib-olla leiad mingisuguseid uusi kohti, kus sellel samal siis maastikul, aga kuskil eemal või midagi pilti nagu teha. Ja ma arvan, et see koht siin, kus ma täna olen, see tõmbab väga hästi, vähemalt minu kogemuste põhjal selle kuidagi jutu kokku sellega, et tegelikult mingisugune, mina jõudsin siia kohta võib-olla siin 2,5 aastat tagasi esimest korda ja pildistasin üldse siin kuskil kilomeeter sinnapoole. Siis 1,5 aastat tagasi ma jõudsin uuesti siia, kuna ma kuidagi vaatasin kaardid või kuidagi sattusin uuesti oma mõtetega selle peale, et siin on veel mingisuguseid kohti, tulin vaatasin, avastasin jälle, sain uued kohad teada, kus pilti teha ja nüüd viimase aastaga ma olen veel rohkem siin ringi käinud ja leidnud veel rohkem nagu kohti, kus pilti teha ja näiteks siit ka selline paar kilomeetrit kuskile sinnapoole ma tegin see aasta endale ühed, ma arvan, iseenda võib-olla sellised ma arvan, parimad virmaliste pildid seal ja on ka siin selliseid ägedaid fotosid varem ka saanud tehtud,
et ühes kohas võib tegelikult olla hästi palju sellist võlu, aga lihtsalt tuleb kuidagi osata seda näha ja ma usungi, et sa näed seda alles siis, kui sa annad endale selle võimaluse ja lähed maastikule ja avastad ja kammid neid piirkondasid nagu läbi. Vot, aga ega midagi, ma tõmban siin vaikselt otsad kokku, panen asjad kokku, lähen endal auto juurde ja teen väikse hommikukohvi, väikse söögi ja siis saab juba kodu poole sõitma hakata. Et ma loodan, et nendest mõtetest teile natukene oli kasu, andis natukene uusi mõtteid või inspiratsiooni, et minna ja tegutseda ja leida uusi kohti ja avastada.